Ahmad Vaidi astus Iraani kriisi keskmesse ja teda hakati käsitlema kui meest, kes nüüd määrab režiimi suuna. Viimastel tundidel on revolutsioonilise kaardiväe uus komandör koondanud sõjalised operatsioonid ja lõpliku otsustusõiguse režiimi aruteludes enda kätte, tõrjudes niinimetatud mõõdukad otsustuskeskusest välja. Just selles võtmes tulebki seda juhtumit mõista. 2026 aasta 20. aprillil see ei ole ainult väliskriis Ameerika Ühendriikidega, vaid ka kontrolli haaramine Iraani sees. Toimus karm juhtkonna vahetus kaose keskel. Vaidi ja tema lähikondlased tagasid vähemalt praegu ajutise kontrolli mitte ainult Iraani sõjalise vastuse üle, vaid ka režiimi positsiooni üle läbirääkimistel. See on otsustav, sest näitab, et diplomaatia on kaotanud mõju just siis, kui pinged Hormuzi väinas taas kasvavad. Teisisõnu, ärev tiib ei piirdunud enam ainult surve avaldamisega, vaid hakkas ka juhtima. Kes on see kindral? Vaidi pole lihtsalt suvaline nimi. Praegu on ta režiimi kõige mõjukam komandör, jäädes alla vaid kõrgeimale juhile. Reuters teatas juba märtsis, et revolutsiooniline kaardivägi on karmistanud kontrolli kõigi suuremate sõjaotsuste üle ja et uueks väejuhiks oli just Ahmad Vaidi, kes osales kõigil kõrgetasemelistel koosolekutel ja oli otseselt seotud islamisüsteemi ellujäämisstrateegiaga. Ta pole mitte ainult silmapaistev kindral, vaid teda koheldakse kui tegeliku võimutelge kaose keskel. Millal see pööre nähtavamaks muutus? Viimase 48 tunni jooksul, 18. ja 20. aprilli vahel, kui revolutsiooniline kaardivägi karmistas oma hoiakut merel ja külmutas ka läbirääkimiste õhkkonna. Reuters näitas, et 2 nädala pikkune relvarahu Iraani ja Ameerika Ühendriikide vahel on nüüd jõudmas oma kõige hapramasse faasi. Aegumistähtaeg on sel nädalal ning Teheran pole siiani kinnitanud oma osalemist Islamabadis toimuvatel kõnelustel. Teisisõnu, just siis, kui diplomaatia oleks pidanud jõudu koguma, haaras sõjaväeline tiib rohkem võimu enda kätte. Kuidas see peale suruti? Jõuga, hirmutamisega ja sellega, et need, kes üritasid läbi rääkida, jäeti kõrvale. Vaid üritas paigutada Iraani läbirääkimiste meeskonda Mohammed Bagher Zoghadri, veel ühe julgeolekuaparaadi karmiliinilise tegelase, et ta jälgiks delegatsiooni ja annaks teada igast paindlikkuse märgist. Pärast seda hakkas revolutsioonikaardivägi ise taas rääkima Hormuzi kontrollimisest ja hakkas käituma kui kõrgeim võim. Tõlgendus on lihtne. Režiim muutus killustatuks. Läbirääkimiste laud muutus sisemise võitluse väljaks. Ja sõjaväeline tiib astus samme, et takistada igasugust lahendust, mis tundus liiga leebe. Samal ajal muutus meri selle võitluse näitelavaks. Ameerika Ühendriikide keskväe juhatus teatas, et hävitaja USS Bruins peatas Iraani kaubalaeva Tosca, kui see suundus Bandar Abbasi poole. Ametliku teate kohaselt anti 6 tunni jooksul korduvalt hoiatusi ning pärast seda, kui laev keeldus kuuletumast, muutsid ameeriklased laeva sõiduvõimetuks ja seejärel saadeti merejalaväelased kontrolli üle võtma. Mis siis juhtus? Lisati, et laev vedas tõenäoliselt 2-kordse kasutusega esemeid. See tähendab materjale, mida Washington peab sobivaks nii tsiviil- kui ka sõjaliseks otstarbeks. Mereintsident tugevdas tunnet, et kriis on sõnadest kaugemale läinud ja jõudnud avaliku sunduse faasi. Miks Vahid just praegu edasi liikus? Sest režiim on igast küljest surve all ja sellistes olukordades kipub revolutsioonikaardivägi võimu enda kätte haarama. Reuters teatas juba märtsis, et vägi on sõja juhtimisel võtnud veelgi suurema rolli, isegi pärast oluliste juhtide kaotamist, ning et see struktuur ongi loodud selleks, et jätkata toimimist ka rünnaku all. Kui süsteem tunneb end ohustatuna, ei ole vastuseks tavaliselt ruumi andmine läbirääkimisteks, vaid pigem karmistamine, tsentraliseerimine ja veelgi rangem tegutsemine. Seetõttu ei tundu Vahidi tõus olevat lihtsalt tagatubade detail, vaid pigem režiimi vastus hirmule kontrolli kaotamise ees. Ja mis on selle kõige poliitiline mõju? Iraani diplomatia sattus piiramisrõngasse. President Massoud Pezeshkian räägib endiselt ratsionaalsete ja diplomaatiliste vahendite otsimisest pingete vähendamiseks Washingtoniga. Kuid samal ajal rõhutab ta umbusaldust, süüdistab Ameerika Ühendriike reetmises ega kinnita lõplikult Iraani osalemist kõnelustel Pakistanis.
kui president räägib dialoogist, samal ajal kui sõjaväeline tiib karmistab seisukohti merel, kutsub tagasi läbirääkimismeeskonna ja survestab karmima joone nimel, on signaal selge. Otsustuskese on nihkunud. Poliitiline fassaad püsib endiselt, kuid rooli hoiab režiimi sõjaline struktuur. Selle pöörde mõju on juba tunda väljaspool Iraani. Toimub võimu koondumine režiimi kõige karmima tiiva kätte. Seda juhib Ahmad Vahid, keda ümbritsevad Iraani julgeoleku vana kaardiväe nimed. Sest sisemise kaose keskel otsustas režiim ellu jääda kõige karmima käe abil. Uus Iraani kindral võttis juhtimise üle ajal, mil õigustest, poliitikast pole enam midagi alles. Ajal, mil süsteem sattus segadusse ja otsustas vahetada igasuguse tasakaalu ilme range juhtimise, ähvarduste ja tule vastu tasakaalustatud valitsemise asemel. Karm juhtimine, ähvardused, mitte sõda.